vaatame siis tulevikku ka natukene, ennustame või siis õigemini, mida uuringus inimesed ise ennustasid. Mis see graafik näitas meile? Jaa, et siin oli küsitud siis seda, et mida nad näevad, et tuleks töölauale on tulemas ja siin on siis väga hästi näha seda langust, et kui eelmisel aastal näiteks 72% arvas, et nendel kukub töölauale tööandja bränding, siis täna on napp üle poolte nendest inimestest, kes arvavad, et see tööandja bränding on järgmisel aastal ka nende valdkonna teema. Samamoodi on langus sellise töötaja kogemuse ja töötaja heaolu teemades ja siin ilmselt tõesti peitub see vastus meie majanduslikus olukorras, et sa pead tegelema ära selle must be teemaga ja siis mõtlema siis saad alles hakata mõtlema nende arenduste peale ja võib-olla see tööandja bränding on ka oma sõnana selline, et kuidas ja mida me selle all mõistame. Et kas see on ainult see, et kuidas värbamises seda kasutada, kas see on ainult see, et kuidas me väljapoole paistame või see tähendab ka sisemisi protsesse ja tegevusi. Sest ma arvan, et need ettevõtted, kes teadlikult brändinguga tegelevad, ei jäta ära oma sisemisi protsesse, et see töötajate heaoluga tegelemist, et see igal juhul ma arvan, et on nende töölaual. Ma vaatan veel, on siin töötajate heaolu ja vaimne tervis, et ei nähta, et see, siin on ka mingi kukkumine toimunud, jah. See on see küsimus, et mida nähakse prioriteetsete teemadena, et eelmine aasta olid need mõned numbrid kõvasti üle 70, et samas kui me vaatame neid protsentide vahesid, mis on tänavu üldse, et töösuhted, töötaja kogemus, õppimine, arendamine, töötajate heaolu ja nii edasi, et siis nad on kõik siuke 2/3 piiri peal. Need protsendivahed on nii väikesed, et ma küll ei ütleks, et see on madalam, et ta on üsna kõrgel seal. Et millega või seal prioriteetid hoopis sarnaselt teistega. Siin on mul üks mõte veel, ma mõtisklesin, et mis see muutus võib tähendada. See on ka see, et tegelikult kui me mõtleme nendele meie esimestele uuringutele, mis ju jäi sellesse vahetusse pandeemia, eks ole, järgsesse aega ja siis see oli ju topis, ja see oli see, mis tuli nii-öelda korda teha maja sees, luua need süsteemid, protsessid, kuidas me läheneme sellele, sellepärast, et see muutus töö ootustes number 1 või 2 prioriteediks ja mulle täna tundub, siin võib ka olla väike nüanss sees seda, et tegelikult need asjad on mõnes mõttes loodust, sisemiselt need asjad toimivad, et võib-olla ka tunnetuslikult sellist mingite protsesside loomisüsteemist, sellega ma enam ei tegele, et need asjad jooksevad ja töötavad ja teisipidi jälle, kui töötaja kogemus on nii kõrgel, siis see ongi minu jaoks lahutamatu osa, et tõenäoliselt sa seda välja ei tõsta, aga see võib jälle, et kuidas keegi tunnetab ja vastates mõtleb sellele, et me otseselt me need asjad olemas, me ei tegele nende asjade loomisega, need teenuseid kasutatakse, need süsteemid toimivad, aga võib-olla minu enda aega energiat läheb sellesse igapäevaselt selle võrra vähem. Aga see tähendab, et see teema ei oleks tähtis. Just nimelt. Et see teema on jätkuvalt väga tähtis, aga see täna juba toimib. Aga ma natuke provokatiivselt ikkagi küsiksin, et kui majanduse üldiselt vaadata, mis toimub, siis rohepöördel on tõmmatud käsipidurit, eks ole, kaasa arvatud ka siis CSR ehk siis Corporate Social Responsibility'le võib-olla, et kas see võib natuke seda ka peegeldada, et ettevõtted ikkagi vaatavad rohkem nüüd nendesse kvalitatiivsetesse tegevustesse, mis toovad reaalselt ärikasu, eks ole, ja siis vähem siis pehmetele väärtustele. Siin võib midagi sellist ka tuua või ei julge öelda, et see võib sellega seotud olla? Kui ma vaatan näiteks selle jätkusuutlikkuse teemat ka, eks ole, et seal on ka mingi kukkumine toimunud ikkagi. See, mis nähakse, et töölaual on prioriteet, et ma arvan, et siin on tõesti selle majanduslikult ka see, et kui palju meil on ressursse panna sellesse ja ilmselt see ei ole tõesti tuleva aasta number 1 prioriteet. Aga eks siin see keskkond mõjutab, et millal nii-öelda peab. No jah, eks ikka. Et see, Okei, ja vaatame siis põhimõtteliselt tervikuna ka, et siin on mingisugused sellised välja toodud punktid, mis on prioriteedid, mis vastajad arvasid siis töölauale tulevat
teemat ja prioriteete, mis vastajate töölaual päriselt oli ja prioriteedid, mis vastajad arvavad töölaual olevat ka 2026. Et õppimine ja arendamine tundub olevat siis see, mis ikkagi tuleb ka tulevikus, jah. Ja see on hästi huvitav muutus olnud, millele Kadri tegelikult ennem viitas ka, et kui varasematel aastatel on topis olnud kogu aeg tööandja bränding, et see on nüüd tulemas ja olemas töölaual, et nüüd on ta sellisel kujul seal top 5 seast ära kukkunud ja on õppimine ja arendamine sinna tulnud, aga jälle me jõuame selleni, et mida inimesed mõistavad mingite sõnade taga.